Tere hommikust! Mina olen Ricardo, ma olen Ülemiste Euronixi iPro. Mina olen Artur, ma olen Tammsaare Euronixi Apple müügikonsultant. On 23. kuupäev, september, reede ja on välja tulnud uus iPhone 14 Pro. Teeme lahti selle, vaatame. Uus iPhone 14 Pro. Asi näeb väga vinge välja. Teeme ta lahti. No nii. Väga hea. See tunne oli tegelikult päris mõnus. Nii nagu ikka, Apple tuleb vaikselt ja vaikselt. Siin ta on meil. Siin on siis meie uus iPhone 14 Pro. Näeb väga kena välja. Mustas värvis ja see aasta tundub täiesti must, et ei olegi nagu nii hall kui varasematel aastatel. Ja Pro mudeleid siis hetkel on saadaval meil 4 värvis erinevas. Jah, 4 värvi on siis seesama must. Siis on tavapärane hõbe, kuld, mis on olnud juba mitu aastat ja tegelikult on uus värv lilla. Siuke väga huvitav, tume. Väga ilus, väga ilus. Asi ise näeb ka väga kena eest välja, kuna siin on nii mõnigi uus asi, mida enne ei ole varem nähtud. Ja paneme ta korraks kõrvale. Räägime sellest natuke aja pärast. Aga tahad ise või? Teeme koos. Teeme koos. Teeme koos. Opa. Nii. Ja olemas ta on. Nii, telefonis siis tuli siukene asi. Väga vinge. Kaasas on tal muidu loomulikult ka tavapäraselt kaabel. Ja väike manuaal. Ülejäänud paberimajandus. Nii, aga kas paneme ka telefoni tööle? Paneme. Aga kas on vaja? Meil juba üks toimib. Üks toimib. Nii. Siis vaatame seda. Ühesõnaga, esimene asi, kui telefon on nüüd siin ära seadistatud, siis kõige esimesena, mis meil ette jääb, mida me näeme on uut, on Dynamic Island. See on põhimõtteliselt väike auk, mis on loodud kaamera ja näotuvastussensori ümber ja sellega siis saab kogu seda üldist telefoni kasutust proovida. Ta ühesõnaga lihtsustab kõike. Proovime praegu siit näiteks, paneme siit taimeri käima. Ja nüüd, kui me selle eest ära lükkame, siis ta läheb siia ülesse. Siin üleval nüüd jookseb taimer, sa saad seda kogu aeg vaadata, aga samal ajal sa võid tegeleda muude asjadega. Väga mugav. Ja kui nüüd siin peal hoida, sa saad teda sättida, muuta, kinni panna. Näiteks teine variant, mida on hea võib-olla kasutada. Paneme podcasti tööle. Paneme podcasti. Mis podcast nüüd mängib, lükkame samamoodi ta ülesse ja siin üleval on näha, et sul midagi toimib. Hoiad peal, siis siit sa saad edasi kerida, tagasi kerida, pausi panna, vajutad uuesti, ta avab selle asja tegelikult. Väga äge täiendus, kus nagu näha on ekraan hea ere. See aasta on nad maksimaalselt siis 2000 nitti, mis tähendab ka seda, et ka kõige päiksepaistelisel ilmal on võimalik telefoni ilusti näha, ilusti kasutada. Selle aasta telefonil on uus kaamera. Kaamera on nüüd 48 megapikslit, quad piksel sensoriga. Sensor on ise suurem, saab siis rohkem valgust sisse võtta, teravam pilt ja tegemist on siis nüüd uue Photonic Engine'iga, mis on siis selle aasta telefonil A16 giibiga kokku pandud, et tänu sellele tuleb tõesti väga meeletult hea pilt. Ja tegelikult, mis on veel sellel kaameral uut, on see, et meil on nüüd tegemist esimest korda muutuva fotovalgustusega, ehk siis kui sa teed pilti või midagi, siis siin olev LiDAR sensor mõõdab teie kauguse automaatselt ära ja vastavalt sellele siis, kui palju eredust on pildistamisel vaja. Ja jällegi need pildid tulevad aina paremad ja paremad. Just. Rääkides ka võib-olla esikaamerast, on juures ka nüüd autofookus, mis annab parema selfie tegemise. Jah, enne ei olnud esikaameral autofookus, nüüd on olemas, et tegelikult igati mugav, ei pea kogu aeg ekraanile toksima, et paika saada. Igal juhul jah, kaamera maastikul on väga äge muudatus tulnud. Telefonist veel natukene rääkida, siis
põhimõtteliselt ekraanist võib nii palju veel mainida näiteks, et tal on 120 hertsi ProMotion display. Seda video pealt võib-olla näha ei ole, kuna video ilmselt on teiste sagedustega, aga tõesti jah, väga-väga sujuv. Et lisaks sellele eredusele see nagu pildi teravus ja sujuvus, need on nagu hoopis teine tase. Ja noh, Apple ise ütleb, et ekraan on nõksu võrra suurem ka, ise veel mõõtnud ei ole, aga no, väga ilus, ta on rohkem ääreni välja küll. On tõesti. Ja ei, see lilla värv on tõesti kaunis. Disain on super. Ja, ei tõesti väga ilus. Mis veel võib-olla? Võimekusest ka rääkida, et see kiip. A16. Jälle siis uuendatud kiip, mis tagab siis kiirema telefoni, jõulisema telefoni. Suur eelis on ka mänguritel. Ja aku on jällegi paremaks läinud sellega, et väga-väga vinge. Ekraani koha pealt võib-olla ma tahaksin veel selle ära mainida, et sellel telefonil on alati töötav ekraan. Ehk siis kui ta sul on taskus, see ei tööta, aga kui sa oled ta kuskile laua peale pannud, siis ekraan töötab alati ilma, et sa peaksid sinna peale vajutama. Sa näed, mis siin toimub. Täpselt. Et ekraani koha pealt siis on nii palju veel juurde, et siin on Ceramic Shield ehk siis see väike lisakiht on peale pandud, mis siis kaitseb teda kukkumiste puhul, et ei tekiks väga lihtsalt mõrasid ja sellised kriimustused ei tohiks ka nii kergelt võib-olla tulla. Kuigi kaitseklaas on ikkagi rangelt soovituslik. Alati. Võtad uue, pane kohe klaas peale, siis ta on uus ka pärast aastat aega sulle. Ja võib-olla lisaks veel sellele, et telefon on tolmu ja vee kindel. Jah, nagu ennegi, aga seekord siis sükene väga vinge 6 meetrit. Ühesõnaga jah, vette satud ei ole hullu. Täpselt. Ta ei ole sinna ujumiseks mõeldud, aga satub, ikka juhtub, jääb ellu. Täpselt. Nii, mis siin veel rääkida võiks siis? Telefoni tuleb siis ise 128 gigabaiti alates, 256, 512 ja 1 terabait on maksimum. Alati võib kasutada iCloudi. Telefoni endaga soovitan mina alati iCloudi kasutada, sest kõik backupid, asjad, kõik on sul olemas. Väga mugav asi. Jep. Selge. See nii palju siis sellest iPhone 14 Prost. Uuendused on head. On küll, ma ütlen üldiselt, ma olen väga rahul selle aasta. Nad on teinud midagi jälle üle pika aja, midagi sukest natuke rohkem, kui on varem tehtud. Et mina olen isiklikult rahul. Nõustun. Ja täna siis ei ole iPhone'id ainsad asjad, et meil on ka juurde tulnud valikusse nüüd Apple Watch Ultra. Tegemist on 49 millimeetrise läbimõõduga kellaga. Kellakere ise on titaaniumist. Ja sobib siis ujumiseks, sobib ta sukeldumiseks, sobib ta jooksmised, poris möllamised, et hetkel teada olevalt üks kõige vastupidavam kell üldse. Täpselt nii ta on. Ja kindlasti peab vastu igas kuumuses, igas külmuses. Pluss suudab ka, kui ujuma minna, siis suudab ka mõõta veetemperatuuri. Ja samuti näitab ka sügavust, et kui sügaval oled ujunud, et sa teaksid, oskaksid seda jälgida. Nüüd üks uus asi, mis kellal on Action Button. Action Buttonil saab erinevaid funktsioone panna, et tahad sa oma taimerid sellega seadistada, tahad sa mingisuguseid muid treeningrežiime kiirelt ümber vahetada. Põhimõtteliselt see on nagu selle jaoks mõeldud, et sa ei pea käima kogu aeg kella sisse, vaid saad kiirelt ühe nupuvajutusega. Mis siis sellel kellal veel on? Aku kindlasti, mida me siiamaani ei ole maininud. 36 tundi. 36 tundi. Ja low mode'is on ta 60 tundi. Vot, täpselt. Ehk siis ta low power mode, mis on see aasta nüüd üldse Apple Watchidele juurde tulnud ja sellele annab siis 60 tundi. Muidugi low power mode'is sulle ei toimi kõik asjad kogu aeg. Ehk siis ta ei ole 100% jälgiv, aga ta ongi mõeldud olukordadeks, kus sa tead, et sa oled pikemaks ajaks ära. Täpselt. Ja kui mingine võrdlus tuua meie uue iPhone'iga, siis on see ekraan, mille nittide arv on täpselt sama. 2000 nitti. Täpselt, maksimaalselt 2000 nitti, et igasuguses valguses sobib. Ja kui ma nüüd ausalt ütlen selle käe peale pannes siin, see rihm on väga vinge, vaata, ta läheb oma ette kinni, ta on niisugune mõeldud, et see ei tule niisama lahti ja ta ei ole üldse raske. Ja kusjuures, ma ei tea, mul ei ole küll kõige suurem käsi, aga see kell isegi nagu sobib siia. Väga hästi sobib.
väga hästi. Peaks veel ühe asja ära mainima, et selle aastal üldiselt on Apple väga palju rõhku pannud igasugustele turvalisustele ja siin on ka niisugused asjad nagu Crash detection. Ja avarii tuvastus, ehk siis kui peaks juhtuma, et te olete avariisse sattunud, siis kutsub teile abi, kui teie seda ise teha ei saa. Seda me täna testida kahjuks ei saa. Ärme hakka igaks juhuks pole mõtet kukkuda ega teha siin midagi. Seda teil testida, aga ta on seal olemas ilusti. Ja lisaks on juurde pandud sireen. Sireen on kuni 86 detsibelli ja on ta mõeldud just lähiinimeste lähedale kutsumises, kui on mingisugune olukord, kus seda võib vaja minna. Põhimõtteliselt nagu paanikanupp. Ärme seda siin testima hakka, sest et see on tõesti kõva. 86 detsibelli on meeletu, et tsiklid on 90, mulle öeldi enne, nii et 86 ma ei hakka seda siin üldse proovima. Kellal on kehatemperatuuri andur, et ööseti saab siis kehatemperatuuri mõõta, annab teile teada, kui peaks seal olema liigseid kõikumisi, et peab siis arsti juurde minema või mitte. Aga nii palju võib-olla siin sellest Apple Watch Ultrast. Ma arvan, et see on üks asi, mida siin tullakse poodi väga palju vaatama täna. Ja mina usun ka. Ja see on üks tõmbenumbrid kindlasti, täiesti uus asi. Saadaval erinevates rihmades. Hetkeseisuga on vist neid 3. Neid oli päris palju tegelikult üldiselt, aga 3 erinevat. Ja just. Seda ütlen ka, et kõik ultrad on ühe värviga kerega. Titanium, see sama värv on, rihmad on erinevad värvid. Siin saate natukese muutusi teha ja erinevaid rihmasid on saadaval. Näha on siin näiteks niisugust oranži erinevate tegevuste jaoks erinevad rihmad, on sukeldumisrihm, et jah, neid asju on. Valik on hea. Ja, valik on väga hea. Nii. Mis me veel räägime? Meil on tegelikult siin üks isend, mida me võib-olla siiamaani maininud ei ole veel, aga iPhone 14. Täpselt, iPhone 14, võtame ta korraks äkki välja, näitame teda ka, et palun, kuidas tundub? Hea, kerge, hea disain. Saadaval jällegi siis 5 värvis, kui ma ei eksi. Kaasas jällegi kaabel, manual, sisu on üldiselt sama. Pakendi sisu. Nii, aga telefon siis? Jah, selle aasta 14. seeria on siis A15 protsessoriga. Tal on 5 protsessoril on siis nii-öelda 5 GPU tuuma ehk siis graafilise protsessori tuuma ja sobib väga ideaalselt igasuguseks mängimiseks, sotsiaalmeedia kasutuseks. Antud juhul on jällegi see, et kaamera on paremaks tehtud ja tal on suurem sensor siis, et 12 megapikslit, aga suurem sensor ja see jällegi annab kõvasti juurde sellele, et kui sa teed pilti, siis pildistamise ajal ta laseb sisse rohkem valgust, samuti video tegemised ja kokkuvõttes kaamera kvaliteet, pildistamise kvaliteet peaks olema parem. Ja, mitte peaks, vaid kindlasti on ka. Kindlasti on. Täpselt. Mis on meil mainimata, on trade-in, kus sa saad tuua oma vana telefoni tagasi ja lahkuda poest uue telefoniga. Sedavõrd soodsamalt. Vana telefoni arvelt loomulikult. See on väga hea. Meie süsteem on tark, hindab selle telefoni ilusti ära ja vastavalt sellele on ka soodustus. Jah, kindlasti juurde mainida, et kui tulete neid telefone siin nüüd täna vaatama ja proovima ja katsuma ja testima, siis kindlasti tulge. Jaa, kindlasti. Ja siis mõelge ka selle peale, et pange ikka telefonile pikem garantii või kindlustus ka peale. Et kallis telefon, aga siiski väga-väga mõistlik teenus nii-öelda. Kindlasti mõistlik. Ja nojah, mis siin ikka aga siis? Proovime osad kokku ja proovime nüüd lõpetuseks siis seda vinget uut kaamerat ja just nimelt seda action mode'i, et kaamera on meil just lahti, lähme videosüsteemi. Action mode'i jaoks on siin eraldi nupp ja nagu ikka, hakkame pihta. Sina pane jooksu. Panen jooksu. Nii läks.